See aeg on kätte jõudnud. See, mida me oleme oma hirmudes ja kahtlustes ja kõhklustes näinud, et võib-olla see läheb ehk mööda meie kultuurist ja meie maalt. Ei, see ei lähe mööda. Me ei saa ennast lahutada nendest riikidest, kust me saame palju heada, kust me saame ka selle pasakraesse. Ma pean silmas Rootsit, Soomet, Lääne-Euroopa erinevaid ringkondasi, kus on see juba aastakümneid tavaks. Nüüd on see tungimas ka siia meie kultuuri. Ja küll, me kannatame selle välja, kui see meid, kes me oleme täiskasvanud inimesed, puudutab. Me suudame veel aktsepteerida, aga käes on aeg, kus kohas siin riigis legaalselt trükitakse selliseid asju, mis on suunatud meie laste uue põlvkonna ajude pesuks, nende teadvusesse tungimiseks. Täiskasvanud inimese teadvusesse on võimalik tungida. See võib olla ka kaitstud teadvus, aga laste teadvusesse saab siseneda väga lihtsalt ja väga lihtsate meetoditega. Ja nüüd siin ja praegu ma loen siit ainult ühed tsitaadid. Sul on 2 isa, hüüatab Priidik. Ma ei teadnudki, et see on võimalik. Muidugi on, pealegi pole ma sinust kuigi erinev, sest ka minul on 2 vanemat. Kõht korralikult täis, saab Priidik jälle teele asuda. Sellega on kõik öeldud. Niimoodi tungitakse laste teadvusesse, et rakendada jõuliselt neid elu, olemise ehk Jumala vastaseid printsiipe, mis on püsinud sellest ajast saadik, kui meid loodi. Ükskõik kelle poolt siis. Oleme me ürgmere mudast kasvanud ainurapsed või oleme me Jumala loomik. See on igavene usu küsimus. Aga alati on olnud mees ja naine, ema ja isa. Ja nüüd 21. sajandil me oleme tunnistajaks, et siin vabas ühiskonnas hakatakse juurutama sellist saatanalikku möga. Priidik, mine sinna, kuhu sa kuulud. Ei sama uuski nüüd ei pillu. See võib lehekülje kaupa näiteks lasta. Nüüd me oleme siia kogu naudime, kuidas sinukene värdjalik kirjandus siit ei põle. Sellest vastuolulisest sündmusest möödub sellel sügisel 6 aastat. Raamatu põletamine ei ole teadupärast mingisugune auline projekt. Seda on taunitud aastasadu ja seda ei olnud mulle mitte kerge sooritada. 6 aastat on sellest möödas, sellest nii-öelda inetusprojektist, aga mul ei olnud teist teed. Ja nüüd, 6 aastat hiljem, millest peaaegu 4 aastat olen ma elanud võõrsil Hispaanias, olen ma sunnitud tõdema, et see naisterahvas, Loone Ots, on esitatud EKRE poolt Tartu linnapea kandidaadiks. Naine, kes selle protsessi raames 2015 sügisel, kui see LGBT liberaalsete jõudude üks kantsidest alustas eesti keeles selle lastekirjanduse, Priidik otsib uut isa, siilipoiss Priidik otsib uut isa. Selle kirjastamise järel seesama naisterahvas, kes täna kandideerib EKRE lipu all Tartu linnapeaks, andis sellele mitte ainult positiivse, vaid suisa soosiva ja musta valgeks rääkiva hinnangu, mis on järelvaadatav Objektiivi keskkonnas, siis nüüd 6 aastat hiljem on tulem. Kas on EKRE pink Tartus niivõrd lühikene või on alanud see sama protsess, mille tunnistajaks oli terve Eesti rahvas, mis leidis aset meie naabrite soomlaste juures perussoomalaiste liikumisega, mille esimeseks käilakiviks
oli mitmed aastad Soinio nimeline mees, kellest hiljem saab Soome välisminister ja kõige selle tegevuse tulemina perussoomalaiste liikumine hääbub, lõpeb, sulgub konfliktide rägastikku ja nüüd alles uue juhtimise all on alanud uuesti uus võidukäik perussoomalaistel. Aga see sai alguse just selliste persoonide tegevuse tulemina, kes ei ole mitte nende konservatiivsete väärtuste, elu põhiväärtuste, pereväärtuste ja kõige selle olemasoleva agenda kandjad, vaid tüüpilised poliitikud, kes on infiltreerunud suvalisse parteisse, et teostada oma isiklikku agendat, oma isiklikke võimuambitsioone. Selline kokkuvõte küllaltki sordiini all esitatuna on siis nüüd tagasivaade selle 2015. aasta raamatupõletamise protsessile. Mõttekoht mulle, mõttekoht sulle, kes sa mu sõnu kuulsid.